Tere, Peeter, ma pöördun poole 5. korda. Kuhu jäi põsane? Tere päevast, ma helistan. Las ta helistab mulle tagasi. Imelik värk. Ma palun väga Unusta oma argimured ja asu kuulama, sest Eesti omapäraseim taskuhääling vallutab nüüd kõik vabariigi helikandjad. Stuudios on Peeter Võsa ja Sander Valge ning see on podcast Patrullnokad. Patrullnokad alustavad ja tavapärasest natukene teistsuguses asukohas. Me oleme stuudiost väljas. Me oleme hoopis võõras stuudios. Me oleme võõras riigis. Vaadake, kui ilus vaade meil taga taustal on. Tuled kõik pandi põlema, pole mingit kokkuhoidu. Aga ei ole jõulud, ei ole tehtud detsembrikuus. Praegu on täitsa maikuu. No vot, sel ajal, kui sina näiteks kaameraid üles sättisid, mina siin tõin igasugu head ja paremat manti meile lauda. Kas see on Türgi tomat? See on Türgi tomat, see on Türgi kurk. Maitseb sama nagu Selveris. No, aga nad ilmselt Selverist ostavadki neid, aga mitte tomatit ega kurki ei tasu tulla sellesse võõrasse riiki, võõrasse stuudiosse nautima, vaid tegelikult, kui sa tuled Türki, siis palun, siin on oliivid, neid on ikka erinevaid. Minu lemmikud. Nii nagu sa tuled Eestisse, on kohustuslik süüa halli hapu kapsast ja süüa halli hapu kurki. Nii on Türgiski. Tuled Türki, pead sööma oliive. Ja kindlasti ära unusta seda imelist saia, mida kokk küpsetas seal, ma julgen öelda 40 minutit ja kui hakkas valmima, ta hakkas ahjust neid välja võtma, oli see vähemalt 50, kui mitte 60 pealine rivi, kes ootas, millal saab kogu selle enda taldriku peale krabada. Ülihead asjad, ma ei tea, kuidas neid saiasid nimetatakse, aga ma täiesti usun, et paksuks nad ei tee. Me oleme ju hommikust. No vaata mind. Ma jään ainult kõhnemaks. Ma mõtlesin, et mis sul juhtunud, et siin on mul ka näed särkleb ainult suuremaks. Ei no, seljalihased kadusid ära. Tiivad kotitavad. Ma olen ingel. Ingel Türgis kõik, kes on huvitatud kaalu langetamisest ja kogu sellest teekonnast, siis väga lihtne, lennukiga 3,5 tundi Türki sööma kurki. Türki kurki. Aga ei, me ei ole ainult mitte kurkide, tomatite ja pitsajuppide pärast siin Türgis. Meil on väike vahepeatus ja mõtlesime, et me tegelikult ei tahaks väga kuivale jätta. Me oleme selle podcastiga olnud, ma arvan, et isegi päris heal järjel. Meil on siin väga toredad külalised käinud. Mida sul vahepeal siis Epu külaskäigust meelde on jäänud? Oled praktiseerinud ka juba? Jumal. Ma olen elus kõike praktiseerinud. Seda, mis Epp rääkis ja seda, mida ta rääkimata ka jättis. Aga seoses selle Epu külaskäiguga, issand jumal, ma sain kroonikasse mingisugusel Said kroonikasse, jah? Sõgedal põhjusel. No see oli väga huvitav pealkiri. Kui ma selle siit kiires korras üles otsin, ma isegi mäletan, seal oli see pealkiri, et öeldud, et Peeter Võsa ütleb Epp Kärisinile, et mis sa arvad, et ma pole elus elu või asju näinud. Ma olen näinud, kuidas naine ja neljajalgne ühte teitavad. Noh, sellest me ju rääkisime. Aga mul on ikka tegelikult kõige parem meel TV3 lapsajakirjanike pärast, kes kirjutasid, et Peeter, see oli Patrullnokkade saates külaline koos Epuga. Kallid juristid. Halloo. Kas huvitav, teeks nalja nii kaua, kui ise Vietnamis on, võtaks kätte ja saadaks neile õige mingi advokaadi kaela, las seletavad. Ametlikku vabandust, TV3 poolt tegelikult peaks ootama ikkagi seda, et kuidas te julgete öelda, et Peeter Võsa on lihtsalt täiesti tavaline oma kodu külaline. Oma kodus olen külaline. Siis öeldakse sissetungija, Epuga tuli külla. Ära jama, Peeter, ära jama niiviisi. No jah, ma nüüd ei teagi, aga ega see ongi ajakirjanduse ülesanne inimesi alla lasta, jälle üles tõsta ja lasta olla. Ega see kroonika on ka ju ilus ajakiri, hea värviline, noh palju vist ei loeta, aga trükitakse küll ohtrate värvidega. Trükitakse ohtralt. No, vist isegi tegelikult loetakse, peab ütlema, et päris palju klikke või asju tuli läbi kroonika. See statistika näitab, aga nad on ju kavalad, nad panid seal artikli tasuliseks. 2 rida, põmm, võtsid sealt oma mingid lõigud välja ja edasi oli juba siis maksa. Aga inimesed tegelikult tänapäeval on päris targad. Nad oskavad otsida Spotify'st,
YouTube'ist ja tegelikult jätavad selle 2 eurot endale kohvilahaks alles. jah, Ingrid Weidenberg, hea sõbranna. Isegi sina, kallis sõber, oled mu perset koorinud. Muuseas, Ingridil läheb väga hästi. Mina nägin, et Ingridil on terve Valga või mingisugune suur mõis. Valga linn on tema oma või? Ei, see pole tema, seda mehe oma ju, noh. Ühesõnaga, ehtis Kroonikas ennast suurte sulgedega, et tema imeline elu kuskil mõisas, kus ta siis on mõisapreili. Ja, ei, on. Ei, no Kroonikaga teedi hästi. Ja, ta on võetud sinna preiliks küll. Nii nagu Imbi Sooäär on Pädastele mõisaprouaks võetud. Ja, igale mõisal oma proua. Igal mõisal peab oma proua olema. Vastab tõele. Aga mina võtaks alustuseks ühe Türgi kurgi. Siit tomat oli päris hea maitsega. Mina kurki näksasin. Ma ei ole proovinud, neid seasabasid. Oled sa kindel või? Aga kohe teeme proovi. Sul on veeklaas lähedal ikka või? Põhja alt või? Mul on siin mingisugust Tropicana mingit limpsi, siis on sidrunivesi, siis on õlutit natukene ja siis on tomatimaht. Kusjuures ma tean, et need võivad üpris teravad olla. Ma olen siin Türgis olnud päris hädas nendega. Ja türklasid ise, see on su maksale hea, see on su maksale hea. Ma olen just vastupidis juttu kuulnud, et see on maksale. Proovime või? No proovi. Täitsa söödav on. Jah, ja kui üle viskab, siis üle klaasi saab keset alla. Me vist ei tohi siin niimoodi käituda. Ja ega ei ole ilus ka, me ei tulnud siia mitte lollusi tegema, vaid me oleme mõnusal vahepeatusel, meid on siia sõidutanud või lennutanud Turkish Airlines ja pakub meile head ja paremat manti, mis ma siia laua peale kokku tassisin. Jah, ma ütlesin, sul oli ka nägu naerul äriklassis, mitmendat korda lendasid äriklassis? Ma olen ikka paar korda elus varem ka lennanud, aga ma olen pidanud seda maksmist mõttetuks. Kuid nüüd täie raha eest? Täie raha eest, selle pulli eest maksaks või oma taskust. Lennukis söödetakse, joodetakse, tuled siia, on eraldi mingisugune territoorium, kõik on klaasi ja trellidega piiratud, söö ja joo. Oleks olnud huvi, me oleks võinud ennast juba veinist ukse lävel käpuli tõmmata. Seal paar vend olid juba? Läksid tussiruumile, läksid pesema? Muuseas, siin on võimalus mitte ainult vetsus, vaid ka duši all käia enne lendu. Absoluutselt. Mina kavatsen minna. Mina ka, aga koos me ilmselt ei lähe. Jätame selle asja vahele. Muidu on jälle mõni uus pealkiri siin, tead, Delfil või Kroonikal. Niigi on suur vorstipidu Vietnamis. 4 meest Vietnamist. 4 meest ja 1 seljakott Vietnamis. No, täpselt. Kusjuures, mis mulle nagu kummaline tundus, siin üleval eraldi nendele vippidele ja ärimeestele suitsuruumi polegi. Ei ole või? Jaa, ikka pead minema liftiga alla sinna lihtsurelike hulka. No ikkagi, et pööbliga saaks ka natuke juttu ajada. Ja jalutad ei tea kuhu sinna ilge pika maa ja siis on mingisugune terrass, kus tuul tõmbab, oled nagu vangimajast rellide taga. Aga näed, siis ongi hea, et enne Vietnamit tõmbad kaela kangeks, lähed koha peale, tõmbad siukse kuuma salvi peale ja kuuma salvi. Siis vaata, mis juhtub. Kusjuures ega siin on juba mõnusalt soe. 15 kraadi oli maandudes. Temperatuur, ma ütleks, et ma ei oska öelda, see 15 tegelikult tundub üsna sama, mis Eestis on. Aga see 40 ja Eesti 30, no suur vahe. Saame näha. Jah. No ei, siin ei olnud, Hispaanias on tavaliselt see, et lähed lennukile, tuled välja, nagu sauna sisse astuma. Hispaanias on ju niiviisi, et lähed sellise suve ilmaga kuskil, kus sul on kuumalaine, 50 peale peakeele kraadi umbes ja siis istud autosse ja siis sa vaata mõtle, kas saad hingata või ei saa. Ja. See on päris korralik. Aga mida me Vietnamisse tegema lähme, nagu me siin oleme paari sõnaga juba rääkinud, maininud,
lähme avastame, mida siis pakub Põhja-Vietnam, mida pakub Lõuna-Vietnam ja millised sinu ootused võib-olla kõige suuremad on? Mina tahan lapsepõlve tagasi. Lapsepõlve? Jaa, mind ju sünnitas Nõukogude ühiskond. Mina tegelikult olen seltsimees Võsa. Vabandust, seltsimees Võsa. Et mina olen seltsimees Võsa, ma tahan veel korra oma ihusilmaga näha toimivat kommunismi. Näha, kuidas sellised inimesed, nagu meil vanasti oli, Edgar Savisaar, Andrus Ansip, Toomas Varek, kes need kommunistid seal istuvad, see Jürgen Ligi ja ma tahan näha kõik, kuidas need inimesed oleksid... Ühesõnaga, lapsepõlve heldimust tuleks südamesse tagasi. Ma tahan näha, kuidas kommunistid oskavad tegutseda ja kuidas nad tegutsevad. Meile kirjutati muuseas Instagrami ka, et väike soovitus, kui te lähete Vietnamisse, ärge kommunistiks muutuge. Ei, mina kindlasti ei muutu. Ei ole, ma ei olnud isegi Nõukogude Eestis kommunist, ema keelas ära. Asi seegi. Mul oli raske lapsepõlv. Jah, mina võib-olla Vietnamist, ma arvan, ma olen jällegi selles mõttes, et me alustame oma reisi natuke valesti. Kõike risti vastupidi. Inimesed lähevad, alustavad Ho Chi Minhist ja liiguvad Hanoi poole, aga meie paneme sinna, kus on ilus loodus ja lõpuks Euroopasse koju tagasi. Ja täpselt, ja lõpuks lähme vaatame kommunismi sünnipaiga üle. Absoluutselt. Näeme, mida siis seal inimesed on näinud, teinud, olnud ja võib-olla kui siin ka vaatajatest keegi tunneb, et tal on Vietnamiga mingi eriti huvitav lugu, siis kirjutage meile... Ruttu. Ja, ruttu. Enne kui me koju tagasi jõuame. Täpselt, nii et andke nõu, kuhu minna, mida teha, soovitage. Mine tea, äkki kohtume mõne eestlasegagi seal. See mõte käis ka läbi ja eestlasi kusjuures Vietnami grupis on mõned kümned, mitte just üleliia palju, aga sellegi poolest seal on paar sellist toredat inimest, kellega ma olen juba kontaktis olnud, et võib-olla me leiame ühise keele, aja, tee ja koha ja saame kokku. No täpselt, täna vist ongi see seis, et tšao Madeira, tšao Kanaarid, Baleaarid, keegi pole enam huvitatud. Täna kõik kipuvad Vietnamisse, maailma kõige odavam koht, ilusa looduse ja toredate inimestega. Absoluutselt ja muuseas hotellihindadest rääkides siis üks öö 4 tärni hotellis, mis tegelikult on, ma ei tea, kui 4 tärni hotell on, aga 32 eurot. Tegelikult me ju enne vaatasime neid videosid ja saime aru, et 1000 eurtsi ära kulutada. Võimatu missioon. Jah, täpselt, Vietnamis on üpris keerukas ettevõtmine. Aga selles mõttes, et minu vaatevinklist on see väga hea. No absoluutselt, loomulikult. Aga ma arvan, ka lollilt suudetakse raha sealt ära võtta, nii et kui sul liiga palju kriiskad, siis küll see raha ka kaob. Kui ei valva oma tasku põhja, võid kõigest ilma jääda. Absoluutselt, muidugi. Ja nii, et selle kohta vähemalt mina olen kuulnud, et Tais nii hull lugu ei olevat, nad ootavad turiste tagasi, aga kommunistidel on jumala ükskõik, seal käib keegi või ei käi. Moos või maasikas, lihtsalt. Piitsa ja riisi. Jaa, absoluutselt. Ja seda ma olen kuulnud ka, et tõesti Vietnamis peab silmad lahti hoidma, päris nii ei soovitata kuskil üksi purjuspäi liiku minna ja võib-olla, napse võid teha, aga sa pead olema tasakaalus ja täiesti selge peaga. Seda me enne arutasime, et Vietnam ja kange põletatud alkohol käivad vägagi kokku, aga Vietnam ja purjuspea ei käi kokku mitte mingil juhul. Esimene suur hoiatus, mis tegelikult ka hotelli broneerides kohe tuli hotelli personalilt ja öeldi, et tere, tore, et meie juurde tulete, aga anname teada kohe, et näed, et lennujaamast meie hotelli maksab nii palju sõit, ärge üle makske, meil on taksopettused, millega võite siin väga-väga suurelt ämbrisse astuda ja kui tahate, saadame teile enda servisi järgi. Et nii nagu ikka tegelikult igal pool maailmas paraku on, et kui lähed taksopettused turistidelt, lollidelt, tuleb ära võtta ja meil Tallinnaski. Tallinnas see sama lugu, et sadamast kesklinna 55 eurot. Ei, sadamast kesklinna istub turist taksos, ütleb, ma tahaks sadamast kesklinna. Taksojuht tiirutab hirmsa maha, sõidab Ülemiste järve äärde, ütleb, tagasi. Jumal, issand, teised pole otsa. Praam on ära läinud, nüüd on veel 3 tundi sõitu ja siis ketrame. Ma olen isegi kuulnud sellist lugu, et tegelikult see oli mõned aastad tagasi, oli ka Soome
keegisugune alkoturist tuli siis Tallinnasse, hüppas Tallinna sadamast takso peale, ütles kesklinna, aga ta viidi Tartu kesklinna hoopis. et selles mõttes, et siuke huvitav lugu, jah. Noh, nii et tuleb olla valvas igal pool, igal juhul. Absoluutselt, nii on. Aga rääkides veel, siis meil on tegelikult nüüd tõenäoliselt tuleb üks nädalakene podcastis pausi. Tegeleme siin huvitava videomaterjali tootmisega ja tegelikult siin tahtsin öelda ka seda, et meil on mõned patroonid tekkinud kenasti ilusti, kes tahab näha videosisu ennem, kui avalikkus YouTube'is näeb, siis link on all descriptionis patreon.com/patrullnokad ja sinna siis hakkame tegelikult ka rohkem videosisu laadima, mis on tegelikult päris tore. Ei no, kusjuures ma arvan, et Vietnamis on mida vaadata. Ma tean, et nii narkootikumid kui prostitutsioon on keelatud nii karmide karistuste ähvardusel, et see on midagi jubedat, aga tuleb välja, et on massaaži tänavad. Jaa, punased tänavad. Kõik on olemas. Saab ka punast kommunisti. Kui sa nii ütled. Ei no, kellel on soovi. Ja, kellel soovi, valikuid on palju, maailma suuri, inimesed on erinevad ja igale hingele peab olema midagi. Kas nad on ikka nii erinevad? Mina küll vaatasin videotest, et minu meelest on küll vietnamlased ühte nägu nagu tihased. Mina neid ei erista. Tead, ma pean suga nõustuma. No vot, et ei, aga tegelikult nad vist ikkagi erinevad sellepärast, et minu isa pidas lehmasid, lihaveiseid ja minule tundusid ka, et nad kõik on ühte nägu, mina neid küll ei erista. Tead, aga vanamees eristas igat. Aga mina olen kuulnud sama asja, räägivad hiinlased, jaapanlased, te eestlased, soomlased, lätlased, kõik ühe näoga. Ei ole võimatu teid eristada. Mina ütlen küll, et sa ei ole minu ega Aini ega Jaani näoga. Aga no näe, aga nii ta vist maailmas on, eks ole. Nii ta on, jah, paraku. Aga võt, ma arvan, et meie siin tõmbame tomatid pintslisse, kurgid, pitsasaiad ja meil on siin 5, 10, 15, 20 volli vaja ära lahendada. Lennuni on veel 6 tundi minna. Mina küll kavatsen õlut juua, sellepärast, et tasuta antakse, miks mitte? Ei, nad võiksid tasuta anda ükskõik mida, ma võib-olla sellepärast ei võtakski tasuta, aga vaat selle pika lennu ma kavatsen küll magada. Sama siin. Nii et jääme järgmine kord ja head reisi meile ja teile ka. Tšau! Tšau!